Päevasõnum. Laupäev, 19.10. Vaikne laupäev. Jeesus puhkab hauas. Maailm vaikib. Jüngrite süda on täis valu ja küsimusi. Sellest vaikusest kostab siiski tema lubadus, teie kurbus pöördub rõõmuks. Täna õpime ootama, usalduses, et Jumala suurim töö toimub sageli peidus, silmade eest varjatult. Nagu seeme mullas, mis vajab pimedust enne tärkamist, vajab ka usk mõnikord vaikust enne rõõmu puhkemist. Mõtle hetke, kui mingi olukord sinu elus on justkui laupäev, segane, valus, arusaamatu, siis pane tähele, et homne koit ei jää tulemata. Jumal ei ole sind unustanud, ta kavandab ülestõusmise koitu, mida keegi ei suuda takistada. Austa Jumalat. Ma kiidan Issandat igal ajal, tema kiitus jääb alati mu huultele. Võta hetk, tõsta süda vaikseks ülistuseks. Kiida teda nii tänase vaikuse kui homse võidu eest. Kui te jääte minusse ja mu sõnad jäävad teisse, võite paluda, mida tahate. Too oma hirmud Jumala ette. Visualiseeri, kuidas ta avasüli sind vastu võtab. Ütle talle, mis kõige enam koormab ja usalda, et ta kannab. Lootuse meenutus Jeesus ütles neljapäeval, te nutate, aga teie kurbus pöördub rõõmuks. Reedel ületas kurbus kõik piirid. Laupäeval valitses vaikus. Kuid pühapäeval tühjeneb haud ja rõõm puhkem nagu koit üle kogu maa. Üleskutse tule liitu meie vestlusgrupiga, kus jagame igapäevaseid sõnumeid, julgustame ja palvetame üksteise eest. Kirjuta meile ja saadame sulle liitumislingi, ootame sind avasüli, vaimne teekond.